Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin hamburile tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on siin hamburile tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Ja mõned kaardid veel siin hamburile lähitulevik, suhted, armastus ja lõpukaart on... ja lõpukaarti tahtis näidata kiirelt ära, järelikult ei taha lõpukaart olla. Jätame siin need, mis siit tulid, jäävad need tulid välja, tuleb see ja siit võtame selle siia. Muidugi esimese kaardiga, nüüd see esimene rida tuleb huvitav, sest esimese kaardina hüppas kohe siin laua peale kuukaart. Ja kuukaart hamburid võib siin tähendada nüüd sihukest natukene kahe vahel olekut, et väga võimalik, et teil on vaja teha siin ära mingi otsus. Ja kuukaart, ta on negatiivse poole pealt sihuke pettuste, valede, saladuste kaart, et siin natukene pead tõesti ettevaatlik olema, keda te usaldate. Samas positiivse poole pealt on väga hea just see nagu sihuke intuitsiooni energia ja enda sisetunde usaldamine. Et see on sihuke spirituaalne energia nagu kaart, et väga võimalik, et te olete siin ka kahe vahel, et siin on must hunt ja valge hunt. Et siin on nagu võib-olla keegi natukene liiga tugevalt kinni mingis minevikus, et siin peaks võib-olla laskma nagu mineviku lahti ja liikuma mingi uue tuleviku olukorra suunas, sest minevikus võibki siin olla mingid pettused, valed, vargused. Muidugi nüüd teise kaardina tuleb siit aga välja anda suhteliselt positiivne müntide kuus. Ja müntide kuus, ta on küll võtmise ja andmise kaart, võitmise ja kaotamise kaart, aga ta tihti räägib ikkagi mingitest üllatustest, kingitustest, võib-olla siis ka sihuke võrdne võtmine ja andmine, eks ju, et see kaart ütleb põhimõtteliselt seda, et keegi võib siin olla või sattuda siis suhtesse, kus on võrdne nagu võtmine, andmine, ehk siis võrdne panustamine, mis on tegelikult ju ideaalne, et nii palju, kui te nagu panustate ise, nii palju panustatakse ka teisse vastu. Et väga hea sihuke nagu võrdsuse energia ja pigem on siis siin tõesti sihuke positiivne rahaenergia. Ja nüüd muidugi kolmanda kaardina tuleb esimesse ritta välja siis hamburitele ka maagikaart. Ja maagikaart tõesti näitab nüüd sihukest maagilist või tugevat nagu spirituaalenergiat. Ja maagikaart kokkuvõttes ütleb seda, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite siin olla võidukas ja edukas. Maagikaart lihtsalt ütleb, et on tähtsad etapid, mis vajavad nagu tegutsemist. Et siin on tähtis suhelda, siin on tähtis tegutseda, siin on tähtis manifesteerida, öelda välja, mille te saavutate, öelda välja, millest te vabanete. Mitte et tahan saavutada, vaid saavutan ja mitte tahan vabaneda, vaid vabanen, et ütlete välja, vabanen sellest, saavutan selle. Ja samas siis kõige tähtsam maagikaardi juures ongi see usk iseendasse, enda võimalustesse. Et kui te nagu pool naljaga võtate ise ka ei usu, eks ju, mingi siis nii ei saagi asjad toimida. Et te peate olema endas kindel, nii, nüüd ma hakkan tegutsema, nii, ma saavutan selle, nii, tegutsen, suhtlen, manifesteerin, olen, nii, kõik. Ja läbi selle see kõik tuleb. Ja see maagikaart ütleb, et teis on kõik olemas tegelikult hetkel selle jaoks. Nii et tasub siin unistada suurelt ja pingutada. Ja nüüd teise rea alustuseks tuleb hamburitele kohe välja ka keisrikaart. Muidugi sihuke tuleenergia, eks ju, see on jäära energia kaart, aga kindlasti ka hamburile natukene siis omane meesterahva energiakaart, 100% meesterahvas. See võib olla siin sihuke naisterahvastele ülemuse, isa mingi sihuke energia, mingi lähedane isik, eks ju, samas naisterahvastele võib ka see olla sihuke võimekas austaja partneri energia. Muidugi meesterahvastel on võimalik siin endal saavutada
sihuke hästi võimekas, stabiilne, turvaline, isegi autoriteetne nagu energia, eks ju. Et võib see tähendada ka mingit kuulsust või tuntust, et võimalusi siin on siis meesterahvastel teha läbi siukseid eriti suuri arenguid. Samas naisterahvaste puhul ei ole ka halb, kui mees on hästi sihuke stabiilne ja turvaline isik, eks ju. Et võimalusi siin on ja noh, kuna üleval on see müntide kuus, siis võib see tähendada ka mingit võimekat nagu ülemuse energiat. Et jah, vaatame edasi. No nii, siin ei ole palju vaja, sellepärast et teise rea teine kaart on hamburitel kohe väljas päike ja päikest täna on siin teistele ka natukene tulnud ja tuleb ka hamburile ja päike on kõige positiivsem kaart siis taropakis. Näitab alati sükest edukust, võidukust, rahulolu, positiivseid emotsioone, harmooniat. See on siis ükskõik millistes suhetes hea kaart, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, kõik asjad peaksid saama siin areneda. Töösidemetes kindlasti mingid palgatõusud suhtes olevatele inimestele, kokkukolimine, abielu, rasedus, meeletu potentsiaal, meeletult palju positiivseid emotsioone ja kindlasti sihuke võidukuse ja saavutuste nagu energia siis. Ja on siit tulemas juurde, sellepärast et teise rea viimaseks kaardiks tuleb siit välja siis karikate 2 ja karikate 2 hamburid kindlasti tähendab siin nüüd hästi tugevat sükest hingesugulust side või partnerlust. Siin on harmoonia, siin on tasakaal. Muidugi karikate 2 on siuke huvitav nagu kaart, et ta võib öelda seda, et kokku võivad saada justkui 2 nagu erinevat inimest, aga samas nad on siis enda jaoks ideaalsed, sest nad täiustavad üksteist, et ühe nõrkused on nagu teised tugevused ja läbi selle nad saavadki luua siis võib-olla mingi hästi harmoonilise või tasakaaluka sideme või suhte, kus peaks siis olema kas palju romantikat või palju emotsioone. Muidugi see alati ei pea olema romantilise sideme kaart. Hingesugulus side võib ka olla tööalaselt ja siin on natukene sihuke ülemuse energia ja võrdselt mingi panustamise energia selle müntide 6-ga. Et tegelikult võimalusi on ja karikate 2 on siis ka sihuke huvitav kaart, et karikate 2 ütleb seda, et tänu mingile uuele sidemele või suhtele on siis võimalik lahti lasta mingitest negatiivsetest mineviku suhetest, sidemetest, mälestustest, hirmudest. Et ülimalt hea sihuke energia. Ja no nii, nüüd viimane rida ja toome siia natukene negatiivsust ka juurde, eks ju, et hamburile siis viimast rida tahab alustada mõõkade 8 ja noh, mõõkade 8 on natukene siuke koha peal kinni olemise energia. Samas see on siuke mitte tegutsemise energia või millegi ootamise energia, et tegelikult mõõkade 8 ütleb, et ärge oodake, et keegi teeks teie eest midagi ära või keegi pakuks teile mingi lahenduse või keegi tuleks teiega esimesena nagu vestlema. Et tegelikult see mõõkade 8 on siuke kaart, mis ütleb, et võtke side silme eest ära, hakake ise tegutsema, mitte miski ei hoia teid nagu tagasi või kinni. Et siin on väga võimalik see, et keegi on tänu mingitele mineviku kogemustele siis tekitanud endal mingid hirmud või lasknud nendel hirmudel võitu saada ja tegelikult peaks võtma selle sideme silme eest ära ja hakkama tegutsema. Et ei maksa siin nagu üle mõelda ja enda mõtete vangis nagu olla. Muidugi nüüd hamburid eelviimase kaardina tuleb teile siit välja maailmakaart ja maailmakaart on siis suure arkaani kõige viimane kaart. Ehk siis ta põhimõtteliselt lõpetab ära siin mingid vanad tsüklid ja alustab siis mingeid uusi edukaid, võidukaid tsükleid. See tähendab alati uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Ja noh, maailmakaart ütleb seda, et terve maailm on teile põhimõtteliselt nagu avanemas. Et kindlasti ta võib tähendada kellegi jaoks mingit sükest reisimist, kolimist või siis ka asukoha muudatust, et keegi võib minna tööle kuhugi uude kohta ja see tähendab ka asukoha muudatust ja seal võib talle tuua palju uusi valikuid või võimalusi siis juurde elus. Nii tööalaselt kui ka siin romantilised ja sõprussidemed, et väga võimsaid liite on siin võimalik selle karikate 2-ga luua. Ja viimase kaardina on siis välja anda siin hamburile ka kaarik ja kaarik on väga sihuke võimekas enesekindel kaart. Kaarik räägib saavutustest ja enesekindlusest ja just selles mõttes, et kaarik võib siin tähendada, et siin kaariku ees on must ja valge hobune. Must võib tähendada natukene musta minevikku, valge võib tähendada helget tulevikku, eks ju. Aga siin keegi võib natukene liigselt olla kinni minevikus või siis kellegi minevik või minevikus olevad inimesed üritavad siin kellegile nagu meelega halba nõu anda või kedagi nagu tagasi hoida, et keegi ei saaks enda edukuse või võidukuse poole liikuda. Et natukene selle kaariku kaardiga peate olema ettevaatlik, et te liigselt palju ei kuulaks siin mingite kõrvaliste inimeste arvamust, et pigem on kaarik on siuke kaart, mis ütleb, et kui te teete ära mingi otsuse või võtate vastu mingi otsuse, teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas edasi, et ärge laske teistel inimestel ennast nagu liigselt mõjutada ja peate jääma enesekindlaks ja see peaks tooma teile siin selle võidukuse, edukuse ja maagikaardiga, nagu ma ütlesin, suhtlus, tegutsemine, manifesteerimine, eneseusk ja siis on tulemused tulemas.
hamburid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.